Tulevad uued bussiootepaviljonid, millised need olla võiksid? Ei tea, ma ei taha rääkida. Ei. Soojustatud veega. Lepingu kohaselt paigaldatakse linna 1200 uut ootekoda. Esimesed 313 uut ootekoda juba aastal 2024. Siin Koplis Angerja peatuses on hea näide. Siin on siis nõukaaegne trammiootepavilion ja kohe siin samas on siis modernne. Uutest ootekodadest 600 on linnadisainiga. Ülejäänud 600 lepingupartneri poolt spetsiaalselt Tallinna linna jaoks loodud disainiga. Klaasist jah, et nad oleks nähtavad, aga meie ühiskond on ju selline, et need ei kannata ju kaua olla. Peksavad puruks. Linnas on ju pidevalt näha sellist olukorda, kus on jälle vaatad, ainult paljud raamid on püstid. Hanke tulemusena ei kuluta Tallinn ehitiste tootmisele, paigaldamisele ega hooldusele eelarvevahendeid ning saab tulu reklaamimaksust kuni 500 000 eurot igal aastal. Meie plaan on välja vahetada absoluutselt kõik ootepaviljonid Tallinnas. Kõlvart rõhutas, et tegemist on unikaalse lepinguga mitte ainult Tallinna linna kontekstis, aga ka teiste omavalitsuste kontekstis ja avaldas lootust, et ka tulevikus suudetakse koostöös erasektoriga välja töötada just selliseid formaate, mis oleksid linnale maksimaalselt kasulikud. Ootepaviljonide puhul on väga konkreetsed kriteeriumid, mis on ka tagatud ja juba 2 aastat tagasi oli ka korraldatud konkurss ja konkursi alusel olid ka valitud konkreetsed disainid. Uued ootepaviljonid võimaldavad paigaldada uuenduslikke lahendusi, näiteks murukatuseid või päikesepaneele. No jah, kõlab ilusti. Kui ta kannatab vastu peab, siis muidugi on okei, sellepärast, et vaadake, enamus linnas on okei veel valgustatud, eks ole, linn on niikuinii valgustatud, aga ütleme maakonna omad, need on ju kõik puht pimedad. Seal oleks teretult, sellepärast me sõidamegi maakonda Tallinna ümber Harjumaal ja kes võtab telefoni välja ja vilgutab ja näitab ennast, siis ta saab bussi peale. See on ikka tõsine probleem. On ikka, maal on ju kott pime ju siin pool aastat.